Olgu kohe alguses öeldud, et Tallinna loomaaias jooksu pannud Ilves on praeguseks kenasti oma puurist tagasi. Kaamera silma ette ta siiski ei kipu. See Ilvese poiss pidigi oma loomult üsna arg olema ja inimestele ta end meelsasti ei näita. Tegemist on hiljuti Lätis toodud Ilvesega, kes alles oma uue koduga harjub. Puurist pääses ta välja tänu lahti unustatud puuri uksele. No, eks ikka inimene on ekslik taliti ja ei teinud nii, nagu pidi tegema ja ei pannud kuudiluuki kinni, mõttes, et kust ta ikka tuleb, jättis veel puuri ukse ka lahti, hakkas suure luuaga seal vehkima ja hirmutas Ilvese poja puurist välja ja mets pole kaugel, oligi järsku metsas. Inimestele 1,5-aastane Ilvese poiss ohtu ei kujutanud. Kõige raskemaks tööks kujunes uinutatud Ilvese ülesleidmine. Loomaaiale kuulub siiski 21 hektarit metsa ja seda andis ka koos koeraga ikka läbi kammida. Elukas, kes on harjunud loomaaias elama, inimesi ei karda, ei olnud nagu väga keeruline talle seda unerohu süsti lasta, aga pärast oli keerulisem teda üles otsida, kui ta puges põõsasse magama. Eks ikka kambaga sai otsitud ja üks turvamees oli osav ja leidis esimesel. Loomaaia suurimaks mureks polegi aga see, et puurid loomi ei peaks, vaid hoopis looma hülgajad. Kõige rohkem hüljatakse kilpkonni praegusel ajal, enamasti neid punakõrvehiskilpkonni omal ajal, kui Nõukogude perioodil käidi kõrbematkadel, siis toodi stepikilpkonni ja siis oli igal kevadel jälle Mustamäe prügikastide juures, kui puhkusehooaeg pihta hakkas, ei tea kus panna, siis visati sinna ära ja meile kiputi tooma neid punakõrvkilpkonni nii palju, et tassisid siia ka haigust ja lõpuks tuli magama panna nii meie omad kui need võõrad. Mati Kaal paneb kõikidele inimestele südamele, ärge tooge oma üleliigseid loomi loomaaeda. Neil on ka omade lojustega mured küllaga. Mida veel tuuakse? Leeguane. No praegu on suur buum, ilmselt kunagi mingi partii osteti poegasid koju leeguane ja nüüdseks on nad 1,5-2 meetrised suured mürakad, kes tallavad kodus toalilli puruks ja muidu tülikad ja siis proovitakse neid algul meile müüa ja pärast kinkida ja lõpuks mõni katsub siis ka salamahti siia poetada. Ja inimesed ei mõtle, kui nad neid võtavad, et nad ei jää väikeseks ja igasuguse eluka võtmise juures ega kasside koertega teistmoodi pole. Tuleb ikka mõelda ja läbi kaaluda, kas on aega ja tahtmist ja võimalust neid kogu elu pidada ja kui ei ole, siis tuleb tulla neid loomaaeda vaatama, aga mitte koju saatada. Tulles aga tagasi selle Ilvese põgenemiskatse juurde, siis inimesed ei pea muretsema. Loomaaias on turvaline ja selliseid niinimetatud põgenemisi juhtub haruharva. Loomad reeglina ise puurist välja ei kipugi, sest tunnevad end seal päris turvaliselt. No irvambad viskavad juba nalja, et loomulikult Ilves läks puurist minema. Valimised on ju saabumas ja Juuda tahtis Kadriorgu minna. Tegelikult midagi hullu ei juhtunud ja asi oli kontrolli all ja tegijal juhtub ja kes meist ei oleks vaest mõne reegli vastu eksinud.